Tere kõigile! Hea meel omad au teie ees esineda, mõne sõna rääkida siis E-piimast. E-piim on tõesti traditsiooniline tootmisühistu, tegutseb juba 93. aastast, aga tegelikult ajalugu ulatub 1910. aastasse. Ja igapäevaselt toodame juustu, võid, piimapulbrit. Meil on täna meiereid Põltsamaal, Järva-Jaanis ja nüüd peale ühinemist Läti ühistuga ka Lääne-Lätis Jaumpilsis. Piimanduses on muidu ühistuline ärimudel üle maailma väga domineeriv. Siin on täna palju juttu olnud, kas ühistuid tekib juurde või jääb vähemaks. Ja ühistuline ärimudel on loomulikult selline spetsiifiline, kuid need valdkonnad, kuhu ühistuline ärimudel sobib, ja seal on nad väga konkurentsivõimelised ühistud ja pikk, rohkem kui 100-aastane ajalugu arenenud maades seda ka näitab. Veel üks selline näide, et ühistud ei ole arenenud absoluutselt maailmas diktatuursetes või totalitaarsetes süsteemides. Ühistute osakaal ühiskonnas näitab selgelt kõrgelt kodanikuühiskonna taset, demokraatiat ja turumajanduse kõrget taset. Piimanduses me näeme tõesti, et kõikides arenenud riikides võib öelda Uus-Meremaalt kuni Norrani, kaasa arvatud Ladina-Ameerika, Põhja-Ameerika, Euroopa Liit, Skandinaavia. Just Skandinaavia maades me näeme, et piimandusühistud kontrollivad turgu isegi 90% või rohkem ulatuses. Nii on see aja jooksul välja kujunenud. Ühistuline ettevõtlusvorm, millest ta siis erineb tootmisühistu näitel. Ega ta esmapilgul ei erine ju tavalisest ärist. Konkureeritakse globaalsel turul, tähtis on tootlikkus, innovatsioon, kõik samad väljakutsed, mis tavaettevõtlusvormidele kehtivad ka ühistule. Kuid selge see, et ühistud on nagu ikkagi sellised, võiks öelda, sanitaarid teatud mõttes majanduse kaardil või majandusmudelis ja ühistud kannavad endas rohkem väärtusi kui tava äriettevõte. Ja need väärtused ühistutel tulevad kaasa tema liikmetega, ehk need väärtused, mida kannavad liikmed, nad tulevad ju ettevõttesse edasi. Nii et läbi ühistute üle maailma lahendatakse, ka riik tahab näha ühistuid partnerina tootmisühistuid ja lahendada palju suuremaid väljakutseid ja küsimusi kui ainult kasumi teenimine. Nendeks võivad olla siis nii keskkonnaalased, regionaalsed kui ka sotsiaalsed väljakutsed ja vajadused, mida läbi ühistute on võimalik lahendada. Nagu juba öeldud, siis majandusühistud, eriti piimanduses, nüüd kui postsovetlikud riigid välja jätta, nad on kõik 100 aastat või rohkem vanad. Nad on üle elanud maailmasõjad, nad on üle elanud kriisid, ühistud on kriisidele väga vastupanuvõimelised. Väga vastupanuvõimelised. Ja tõesti aukartust äratavad on majandusühistute ajalood, mis ulatuvad 150 aasta taha meie Euroopa maades. Kui rääkida nüüd sellest ajaloost, võib-olla ka mõnda pilti, kuni 40. aastani Eestis ühistud arenesid täpselt sama tempoga nagu meie heade sõprade juures Lääne-Euroopas, olgu see siis Saksamaa või Holland või UK, ja samasugused näiteid ja fotosi meeldib Lääne-Euroopa ühistutel näidata oma ajaloost, kui meil on võimalus siin näidata. Siin on ühistute edulugu, ühistud saavutasid edu 30. teisel poolel. Peale suurt maailmakriisi nad loodi
siis juba Vene tsaari ajal 1908-1910 kõige esimene piimaühistu Eestis loodi Imaverre 1908. aastal. Ja sealt ridurada neid tekkis, nad olid väga edukad, loomulikult keerulised sõjaajad, esitasid palju väljakutseid ühistutele, oli raskeid perioode, aga siis 30ndate keskel ühistud andsid välja oma 25 aasta tegevuse raamatuid. Ja need raamatud on väga hästi arhiveeritud, need on olemas ja sealt on väga huvitav ka lugeda ja tihtipeale tundub, kui lugeda ja kuupäeva mitte vaadata, et probleemid ja väljakutsed on samad nagu ka täna. Kui majandusinimestena, kui vaadata piimaühistute näitel globaliseerumist, siis see on ikka päris julm, kui palju me peame muutuma suuremaks, et olla konkurentsivõimeline. Ka piimandus on selline mahule keskenduv äri ja kui keegi nüüd hea silmaga lugeda näeb, siis tegelikult Järva-Jaanis näiteks asutati ühistu, kui liikmetel oli kokku kamba peale 77 karilooma ehk 77 lehma, siis arvati, et see on piisav suurus selleks, et rahad kokku panna ja Rootsist tuua alfalavali koorelahutaja ja võimasin ja hakata meiereid pidama. Täna näiteks e-piimaühistus liikmetel on kokku umbes 15 000 lehma ja me oleme väga väikesed. Siin veel üks selline näide Põltsamaa piimaühistust. E-piim on nende mõlema piimaühistu õiglusjärglane täna, nii Põltsamaa piimaühingu kui Järva-Jaani piimaühistu õiglusjärglane ja selline väikene väljavõte siis ka 25-aastasest tegevusaasta raamatust, kus on kirjas ka veel telefoninumber, aga sinna teil helistada ei tasu, see praegu ei vasta, see telefonnumber 18. Ja siin ülemine rida, vaadake, ongi, mis ma enne rääkisin, et ühistu liikmetel oli kokku 77 piimalehma, mis oli küllaldane selleks, et panna käima ühistu ettevõte. Sellest ajast saadik on ühistud pidanud muutuma kogu aeg suuremaks. Ühistud on omavahel ühinenud. See ühinemine on olnud valdav trend üle maailma, kus ühistuline piimandus on toimetanud ja piimandusühistud on täna kasvanud maailmas väga-väga suureks, kus on 10 000 liiget ja rohkem. Ja nad on majandusühistud, kus iga päev luuakse väärtusi, iga päev, iga hommikul läheb keegi vikatiga välja piltlikult öeldes ja piim tuuakse meiereisse ja õhtuks on sellest tehtud juust. Et nii see on käinud juba 100 aastaid ja käib ka täna. Kui nüüd veel e-piima loomise juurde või tekkimise juurde tagasi tulla, siis 97. aastal tekkis e-piim. Enne seda oli 3 aktiivset lokaalset külaühistut, Haimre, Põltsamaa ja Järva-Jaani. Kokku oli Eestis 10 aktiivset ühistut, kes arutasid omavahel, et peaks ühinema. Eesti on väike riik, piimandus on Eestis eksportiv business. Me oleme ekspordi jaoks eraldiseisvana liiga väikesed, peame vaatama tulevikku, tuleks ühineda ja nendest 10 ühistust 3 otsustasid ühineda ja moodustasidki siis e-piima. Ja see on farmerite pandud nimi, E tähendab Eesti ja piim on piim nagu ikka. Ja 97. aastast hakkas siis päris tormiline e-piima areng, tehti suured investeeringuplaanid, Põltsamaal hakati üles ehitama juba kaasaegse seadmega juustutööstust ja see oli kindlasti ülioluline samm ühistu liikmete poolt, nende teadlikkus, nende tulevikunägemus, nende arusaam globaalsest piimaärist, sest kui liikmed neid otsuseid vastu ei võta, siis neid tegevusi ka ei sünni. Võib-olla veel meelde tuletada, siin enne koosolekut ka härrased küsisid, et kuidas need ühistud ikka tekkisid, tootmisühistud, et meil jagati ju inimestele vara tagasi, nii-öelda võõrandatud vara,
aga ühistutele ei jagatud vara tagasi. Aga tegelikult nii Põltsamaal kui Järva-Jaanis olid väga aktiivsed farmerid. Nad läksid kohtusse, tõestasid, et nad on 1910. ja 1911. aasta piimaühistute järglased, õiglusjärglased. Selleks oli vaja tõestada, et ühistus on vähemalt 3 liiget, kes olid enne natsionaliseerimist 39. aastal ühistus. Need liikmed olid õnneks olemas ja kuigi kohtuotsus tunnistas, et need ühistud on õiglusjärglased sajandi alguse ühistutele, siis meie kuulus paragrahv 32 ei võimaldanud nendele neid meiereisi tasuta üle anda. Nii et need ühistud olid oma kätega sajandi alguses need meiereid üles ehitanud, nad olid 50 aastat siis natsionaliseeritud riigi varana, aga neid üle neile tasuta ei antud, nii et Järvani piimaühistu erastamisagentuurist sai omale ühistu siis 4 miljoni euroga 10-aastase järelmaksuga, intress oli 10%. Sellest algas siis majandusühistu tegevus. Kuhu me oleme jõudnud tänaseks oma ühistu mõttelaadiga? Ühistute algus ei olnud, majandusühistute algus ei olnud sugugi kerge 90. aastatel. Selline postsovjetlik arusaam ei toetanud ühistute arengut. Seda ei toetanud ka poliitika, seda ei toetanud ka avalik arvamus. Ja see algus ei olnud kindlasti kerge. Tänapäeval, kuuldes siin ka eelmisi ettekandeid, ma olen ka seda meelt, et tänapäeva noored on rohkem valmis ühistuliseks tegevuseks läbi oma väärtushinnangute ja ideaalide. Ja ma jagan ka seda seisukohta, et sotsiaalmeedia võrgustikud kasvatavad nendest justkui sarnaseid liikmeid, nad on kõik liikmed, nagu oleks ühistu liikmed, sotsiaalmeedia grupis liikmed. Seal tekivad oma reeglid, mille järgi käituda, mille järgi suhelda ja see teatud mõttes loob piirideta maailma. Sest kui inimestel kujunevad ühesugused väärtushinnangud, siis justkui piire ju ei olegi. Nagu ma korra juba mainisin, siis ühistute edu aluseks, majandusühistute edu aluseks Euroopas on olnud ühinemine. See on toimunud üle Euroopa kõikides majandusühistutes, kui meil siin Skandinaavias ja Põhjamaades on enamuses nagu piimaühistud tuntud, aga Lõuna-Euroopas on apelsiniühistud ja arbuusiühistud ja ka nendel on globaalses maailmas vaja kuidagi ellu jääda ja väga moodne on piiriülesed ühinemised. Mida on toimunud nii Hispaanias kui Prantsusmaal piiriüleselt. Meie piirkonnas siin lähemal Skandinaavias oli üks suur piiriülene ühinemine, Rootsi ja Taani piimafarmerite ühinemine, piimaühistu Arla on nüüd siis ühine ühistu, millesse kuuluvad 2 riigi põllumehed, 2 riigi ühistu liikmed. See toimus juba umbes 20 aastat tagasi. Ja meil on hea meel väita, et me oleme suutnud nüüd midagi sarnast ära teha. 2019 aastal E-piim ühines Läti piimaühistuga Pienast Selts just selle tõttu, et konkurentsis vastu pidada, suuremaks muutuda. Ühistute puhul on heaks tõukeks ühinemine, kui äriettevõtted ostavad üksteist üle, siis üleostmise raha tuleb ka kunagi turult tagasi teenida, aga ühinemise puhul on võimalik kogu energia ja mastaabi efekt suunata tuleviku arenguks. Nagu juba öeldud, täna on ühistutest rääkimise päev, et ühistuline kapital kannab endas kindlasti rahvuskapitali ideed. See on lõputu lugu, kas kapitalil on rahvus või kapitalil ei ole rahvust. Kuid hea ühistu ideaalid ei piirdu ainult kasumi tootmisega. Loomulikult kasum on oluline iga majandusettevõttes, siin ei ole vaja kellelegi seda üle tõestada. Kuid me näeme väga selgelt ühistute otsuseid, kus on tihti märgata, et need otsused kannavad ka muid ideaale. Nii-öelda my money ei saa olla ainukene väärtushinnang. Ja see on täna väga aktuaalne teema ka meie Ukraina sündmuste taustal, kus maalt me siis oleme nõus ukrainlaseid mõistma, kus maalt me oleme nõus loobuma oma my money väärtushinnangust siis, et teiste muret mõista.
Ühistu liikmed tihti on nõus kasumi reinvesteerimisega väga lihtsasti. Nad saavad enamuse oma tulu juba läbi majandustegevuse igapäevaselt, läbi piimaraha ja see annab ka ühistutel võimaluse olla siis suhteliselt kapitaliseeritud. Ja aeg sai läbi, viimane slaid, lihtsalt väike näide, kui 1993. aastal E-piima ühistu loodi, siis liikmed suutsid kokku koguda 1387 eurot, see oli 21 000 krooni, ma mäletan, ma ise viibisin 23. veebruaril sellel koosolekul 1993. aastal ja ühistu sai endale siis kaela kohe erastamisagentuurist 4 miljonise nõude järelmaksu osas Meieri väljaostmisel ja asi ei tundunud väga lootusrikas, kuid hea meel on tõdeda, et ühistu on suutnud suhteliselt mitte millegist oma kapitali ja varasi kasvatada ja on tänaseks tõeliselt rahvusvaheline ühistu. Me müüme täna iganädalaselt oma kaupa, oma juustu Kreekasse, Jaapanisse, Itaaliasse ja ka oma naaberriiki Soome ja eelkõige oleme tänulikud eestlastele, kes peavad Eesti juustu siiamaani kõige paremaks juustuks. Tänud tähelepanu eest. Mõned küsimused, on mind kuulda, jah? Kui ma ostan 10 euro eest E-piima juustu, siis kui palju sellest jõuab piimatootjani ja kui palju jõuaks siis, kui juustutootja on nii-öelda tavaline äriühing? Ehk et miks ühistu liikmeks olemine siis hea on? Jaa, eks ühistu liikmeks olemine on ikkagi stabiilsus. Ja see sama näide, et kõik arenenud demokraatlikud riigid, me näeme, et piimandus kontrollivad selgelt ühistud. Meil Balti riikidesse nii ei ole. Me liigume loodetavasti sinna suunas, et me tahame olla demokraatlik riik, mitte totalitaarne riik, et piimandus täna seda väga selgelt veel ei näita, aga me liigume sinna suunas. Kui päris puht finantstehniliselt vastata, siis juustu tootmise käigus on nii, et umbes 2/3 turult tulevast hinnast jõuab piimarahana talumeheni ja 1/3 neelab ära siis tööstus kõigi oma kuludega. Piimatransport, pakendamine, tööjõud ja nii edasi, nii edasi. Ma sain aru, et see põhiline hüve selle ühistu liikme jaoks tulebki siis, ütleme, sellest piimatootmisest. Jah. Et mul on lihtsalt see 2 korda küsitud juba, kui palju rohkem raha saab ühistu liige läbi selle, et on ühistu liige, et müün mõnele teisele piimatööstusele. On erinevaid perioode, on ka niisuguseid perioode, kus ühistu ei suuda maksta mingil põhjusel kõige kõrgemaid hindu. Turul on igasuguseid mõisteid, on dumpingud, on üleostmised. Võib-olla siin on sama asi, et loomulikult neid ühistu ideaale ja seda kindlust peetakse ka väga suureks väärtuseks ja ühistu üldkoosolek võtab ikkagi otsused vastu, investeeringuotsused, ühinemisotsused ja täna näiteks meil on Eesti piimandus kaunis habras. Me peame iga päev 1/3 oma piimast viima Leetu, kuna me ise ei suudagi oma piima ümber töödelda. Nii et ühistu on kindlasti jätkusuutlikkuse näide liikmele ja ühistu võib alati kindel olla, et tema varaga käiakse korrektselt ringi. Asutamise hetkel 20 meest ja nende 77 lehma. Jah. Täna 15 000 lehma. Kuhu edasi? Edasi on see, et E-piim ehitab täna Baltikumi moodsamat meiereid Paidesse, mis peaks siis igapäevaselt varuma 1000 tonni piima. See meierei peaks lahendama ära siis selle pika kitsaskoha, et me ei sõltuks enam toorpiima ekspordist mitme riigi taha. Ja sellisel juhul peaks E-piim varuma 40 000 lehmapiima. E-piim ei ole ainus ühistuline piimatootja, ütleme niimoodi Eestis. Järsku on võimalust koopereeruda. Igal juhul E-piim on küll kõige suurem ühistuline piimandusettevõte, mis ka töötleb piima, millel on oma tehased. Eestis on ühistuid, kes lihtsalt varuvad piima ja müüvad selle mujale.
Ja loomulikult on loogiline jätk, et mingil kujul mõlemal puhul on ju liikmed piimatootjad, et mingisugusel kujul see ühinemine tuleb, kui me oleme jõudnud juba nii kaugele, et meil on praktikas ette näidata juba üle riigipiiriline ühinemine Läti ühistutega, siis me loodame, et asjad arenevad ka Eestis positiivses suunas. Vertikaalne integratsioon, küsimärk. Jah, ühistud peavad olema valmis igasuguseks koostööks, igasuguseks arenguks ja ainult ainult eeldada, et me oleme ühistu ja see on liikmete omand, me peame tooma seda lisandväärtust liikmetele igatpidi. Kui ma katsun seda natukene lahti dešifreerida, siis küllap on siin all mõeldud seda, et täna, mis on osaliselt vedanud piimahinna päris tubli tõusu, on kindlasti sööt. Et kas on võib-olla perspektiivis näha ka seda, et hakkate koopereeruma viljakasvatajatega? Teate, küsimus on selline, et Eestis on päris unikaalne piimafarmerite selline sisemine struktuur on päris unikaalne. Enamus piimafarmereid toodavad oma põhisööda endale ise. Ja seda siis nii silo kui ka teravilja puhul. Et meil on väga tugev farmimajandus ja siin on suur konkurentsieelis Lääne-Euroopa piimafarmeritega, kes tõesti võib-olla ainult põhisööda toodavad ise ja kõik ülejäänud lisasööt tuleb turult osta. Kui nad on ka väga tublid olnud, et tõesti nad on oma üle 100-aastase arenguga loonud koostööd ka näiteks Argentiina teravilja või maisikasvatajatega, kus nad toovad endale maisi. Nii et jah, see 50 aastat, mis meil vahele jäi ühistute loogilisest arengust, tuleb nüüd väga kiiresti järgi teha. Aga ma veel kord ütlen, et Eesti piimakvaliteeti ja Eesti piimatoodete kvaliteeti tasub usaldada. Me sõltume import söödast väga vähe. Enamus nii-öelda farmisööta, lehmasööta on valmistatud siin samas Eesti maal ja lisatoitu tuleb juurde osta suhteliselt vähe. Kas see tähendab seda, et me oleme ette vaadates natukene paremas positsioonis kui võib-olla mõned naaberriigid, mis puudutab toorpiima hinnatõusu ja seonduvalt siis? Täiesti kindlasti me oleme väga heas situatsioonis, see on meie suur konkurentsieelis, see on ka suur konkurentsieelis jätkusuutliku majandamise peale üleminekul, kõik kasvuhoonegaasid, CO2 emissioonid, need on täna piimanduses globaalsel turul täna laual ja paraku jah, eksportturgudel me tunneme seda survet palju kiiremini kui siin siseturul kaupa müües. Nii et tänu sellele, et nii-öelda loomade varustamine toimub lokaalselt, see on väga suur eelis ja võib anda väga suure eelise meile ka nii-öelda jätkusuutlikkuselt teha ilma. Sest kui me ütleme ka nii-öelda CO2 emissioonist ühe juustu tootmise näitel, siis tegelikult selline 2/3 või rohkem tekibki esmatootmise tasandil ja kõigest 1/3 või vähem nagu tööstuse tasandil ja tööstuse tasandil taastuvenergia võimalused ja roheelektrienergia kasutamine ja hakkepuidu katlamaja kasutamine on kõik väga lihtsalt tehtavad ja nüüd ongi küsimus, et kuidas me suudame siis selle juba meie konkurentsieelise selle sööda näol ka oma turundusvankri ette veeretada, eks. No Jaegeti esindaja on mul seda ka väga hea meel kuulda. Ja. Aitäh, Jaanus! Aitäh! Nii, üks hetk, kommikarvikene ka. Suur tänu! Aitäh!